Tere sõbrad! Täna me tahaksime tutvustada teile ühte huvitavat retriiti, mis on algamas oktoobris. Ja Eestisse on tulemas Šveitsist õpetaja Laura Teeva, kes küll resideerub Šveitsis, aga ta annab siis koolitusi üle maailma. Ja tahame teid kutsuda retriidile Tühjus, mis saab siis olema eeloleval sügisel 4.–8. oktoobrini. See on üsna pikk retriit, kokku kas 5 päeva. 5 päeva. Ja et mis siis sellise ajaga on võimalik üldse saavutada? Võib-olla rääkida ka sellest, et mis retriit see on üldse. Sest tihtilugu, kui on pikemad retriidid, siis see annab meile eelduse minna ka palju sügavamale. Et see annab võimaluse minna sügavamale kui lihtsalt nädalavahetuse retriidid. Et 5 päeva on ikkagi selline aeg, millal meie närvisüsteem täielikult rahuneb. Me saame tulla välja sellest argipäeva kiirusest ja just nagu päriselt võtta selle aja ja vaadata iseenda sisse. Sest see retriit Tühjus kutsubki vaatama sind sügavale iseendasse. See retriit on retriit, kus me läheme teekonnale ja me ei teagi, mis juhtuma hakkab. Sest selle retriidi eesmärk on siis tulla tagasi sellesse päris sina isesse, päris iseendasse. Et mis siis, kui me unustame ära need õpetused, mis meile ühiskond on andnud, need normid ja need nõuded, mis meil on esitatud ja vaatame enda sisse, et kes ma siis päriselt olen. Et kui meist hakkab välja arenema isiksus, siis kõik need ühiskonna poolt peale pandud programmid loovad meist sellise kodaniku, kes on väljaspool meie tegelikku loomust. Enamus meist, sest et meie ühiskonnas on teatud reeglid ja tavad, mida tuleb järgida, mis ei ole sinu loomusega võib-olla üldse kooskõlas. Ja nüüd enda olemusest kõrvale me hakkame looma täiesti uut isiksust, ehk siis ego. Ja nüüd, kui me suudame selle korraks välja lülitada, järele jääb tühjus. Ja selles tühjuses kombates, selles pimedas, me võime kohata enda päris olemust. Ja see võib olla hirmutav, sest see on pimedus, see on tühjus. Aga väga palju me kuuleme tänapäeval ühiskonnas seda valgustöötajad ja kõik on valguse olendid aga valguses on illusioon. Illusioon elab valguses, sest et valgus loob meile selle illusoorse pildi. Päris loomine käibki tühjuses, käibki pimeduses. Ja päris loomine käib ka teadmatuses, et me arvame, et need normid ja need reeglid ja need ettekirjutused, tegelikult nad annavadki mingis mõttes sellisele tavainimesele turvatsooni, kus siis mängida, kus sulle öeldakse, mis kell sa lähed tööle või öeldakse, kuidas sa pead käituma või mida sa pead ütlema. See on turvaline, aga sel ajal sa ei ole sina ise väga alateadlikult, et tühjuses sa pead seisma selle piiri peal. Sa pead seisma selle piiri peal ja see on hirmutav. Sa pead astuma selle esimese sammu sinna vaba langemisse ja teadmatagi, et sa ei tea, mis juhtuma hakkab. Ja see ongi hirmutav. Aga kui sa selle läbi teed, siis sa tuled iseenda väesse. Ja see retriit, selle retriidi eesmärgiks ongi siis tulla iseenda väesse, iseenda loomisjõusse, sest kui me kuulame neid norme ja neid reegleid, siis me oleme järgijad. Me ei loo enda elu ise, me isegi tihtilugu ei mõtle,
me teeme neid asju, mis me uudistes saame, et me peame käituma teatud viisi, me peame tööl kasutama teatuid isikuomadusi või mingeid maske, et sobituda sinna ühiskonda. Ja tihtilugu ühel hetkel me saamegi aru, et see ei ole mina ja ma ei ole õnnelik, et sellel 5 päeval siis me koos ühiselt, me loome sellise turvalise konteineri ja samamoodi usaldased, et tulevad kokku siis need õiged inimesed, kellega koos me hakkame siis ühiselt ja ka individuaalselt kogema siis seda, aga kui ei olegi pandud peale neid norme ja reegleid ja ootusi, et mida ma loon siis või kes ma olen või mida ma soovin, millist elu ma tahan elada. Ja see ühine ruum annabki meile võib-olla rohkem ka peegeldusi, kui me seda üksi teeksime. Et seal on väga palju, ütleme nii, et mitte midagi tegemist, selles mõttes, et seal puuduvad reeglid, sest me ei tea, mis seal sündima hakkab. Ja minu jaoks ongi see põnev, et kui me lähme retriidile, kus on täpselt ajakavad ja täpselt teada, et nüüd on järgmine see, siis ei jää ruumi loominguks, et see retriit ja Laura siis loob sellise ruumi, kus me saame päriselt minna sellisesse kohta, kus me hüppamegi piltlikud siis sellest kuristikust alla ja vaatame koos, mis siis juhtuma hakkab. Et mina ootan seda retriiti põnevusega, sest ma tunnen, et ma olengi käinud juba väga paljudel koolitustel, aga see on minu jaoks midagi nagu järgmine tase, võiks öelda, kus ma päriselt siis kohtun selle iseenda päris olemusega. See võib olla hirmutav, see ongi hirmutav mingis mõttes võib-olla minu jaoks ka, aga seal on selline põnev ootus, ärevus. Ehk et nagu Bella ütles, et tegemist ei ole koolitusega, vaid on retriidiga. Tavaliselt me käime koolitustel, kus meil on ajakava ees, meil on kindlad harjutused, mida me teeme, meile nämmutatakse kõik lahti, kes on ajutoit ja meie aju nagu puhkab selles, et ta saab seedida, mõtiskleda, saab kogu aeg infot peale ja saab ajutoitu. Siin on vastupidi, me läheme hästi palju kehasse, me läheme hästi palju hetke ja ajul ei jää muud üle, kui sellest välja lülitada ja see ongi väga võõras ja ebamugav esialgu, aga see tulemus võib olla hoopis midagi muud. Aga Bella, kellele sina soovitad üldse sellist retriiti, kes on need inimesed, kes peaksid sinna tulema? Ma arvan, need inimesed ongi need inimesed, kes tunnavadki, et võib-olla need nädalavahetuse retriidid, kus ma olen käinud, need on natuke pinnapealseks jäänud, et ma päriselt soovingi laskuda sinna duaalsuse taha, et laskuda sinna tühjusesse ja sinna duaalsuse taha ja see sõna just, et nagu embodiment, et laskuda oma kehasse ja oma keha jumalikkusesse, sest läbi keha me saamegi kogeda päris iseennast läbi kehalise tunnetuse. Et seal väga palju me võtame aega maha, me kasutame või Laura kasutab siis seal liikumist, hetkes olemist ja läbi selle siis seda oma tarkuse kuulamist, kus ei ole kindlaid, ütleme, reegleid, kuidas seda teha. Nii et kui sa tunned, et see kõnetab sind ja sul on selline äratundmine, siis registreeri ennast tühjuse retriidile oktoobrikuus. Ja see on imeline aeg, just selline sügis ka toetab seda teekonda iseendasse vaatamist, et ja ei ole veel väga külm, et saame võib-olla olla ka väljas ja Laura on väga-väga juba ootab seda Eestisse tulekut, ta on kuulnud, et siin on väga mõnus selline ühtehoidev kogukond, ta ootab kõigi meiega kohtumist ja omalt poolt ma võin öelda, et mina olen kohtunud Lauraga ja kui ta tegi mulle selle ettepaneku, et korraldame retriidi Eestis, siis minu jaoks oli see kindel jaa, sest tema on naine, kes päriselt räägib seda, mida ta on läbi teinud, ta on ütleme, palju katsumisi enda elus läbi teinud tervise poole pealt ja ta ongi jõudnud sinna kohta, kus ta ongi selle nii-öelda selle hinge pimedas tööst läbi käinud ja tema kogu see olemus
peegeldabki siis seda tumedamat jõudu, mis ei ole halb jõud, seda väge, seda tumedat väge, et mis siis, kui ma päriselt astun oma raamidest välja, et kes ma siis olen. Et tema iga olemus peegeldab seda, samas on ta hästi vitaalne, hästi soe, hästi ruumi hoidev õpetaja, et see on harukordne võimalus kogeda uusi õpetajaid oma enda kodumaal, et tuuakse sulle kandikul kätte ja see koht, kus see toimuma hakkab, saab olema selline looduse keskel, mõnus, turvaline, et ka keskkond toetab seda retriiti. Jaa, nii et ootame juba huviga seda kogemust, selle sügise meie jaoks üks selline nael või võimas kogemus, kus loodame ka teiega kohtuda ja jagada ühiselt seda püha ruumi. Kohtumiseni Tühjuse retriidil 4.–8. oktoober 2023.